Kui ma olin väike poiss, siis mulle meeldis unistada. Ja see tundus mulle nii tavaline, normaalne tegevus, et ma olin päris kindel, et seda teevad kõik teised lapsed ümber minu. Ja samas ma täheldasin, et enamus mu unistusi sai ka teoks. Ja ka see tundus mulle pikka aega normaalne. Alles kuskil algkoolis teistega vesteldes sain ma aru, et päris nii kõigil ei ole. Ja kui ma hakkasin hiljem seda täpsemalt analüüsima, siis ma avastasin, et seda ei saanud nimetada päris unistamiseks, vaid pigem visualiseerisin ma ette oma tulevikku. Ehk ma olin harjunud vaatama oma tulevikku ja harjunud vaatama erinevaid sündmusi seal tulevikus selliselt, nagu mulle neid meeldis näha. Ehk sisuliselt visualiseerisin ma enda tahte järgi iseenda tulevikku. Ja kuna ma tegin seda piisavalt põhjalikult, piisavalt sügavuti ja olin selle tegevusele piisavalt keskendunud, siis ma tegelikult hakkasingi seda tulevikku elama. Ja nii saidki need unistused teoks. Selline unistamine võiks ideaalis olla iga inimese juures. Iga perekonna, iga kogukonna võiks olla. Selline unistamine, tulemuslik unistamine või praktiline unistamine võiks seda nimetada, peab aga olema iga riigi juures. Eesti riik on aja jooksul teinud erinevaid projekte selle funktsiooni täitmiseks ja üks nendest on Arengufond, mis oma 8 aasta jooksul on unistanud praktiliselt ehk ka läbi viinud väga palju erinevaid projekte ja ühe sellise projekti läbiviimise hetke vaateks oleme me täna kogunenud siia. Enne veel, kui järgmised kõnelejad hakkavad rääkima energiaühistute projektist konkreetsemalt, tahaksin ma veel meelde tuletada, et siin selle maa peal meie esivanemad on tegelenud sarnaste asjadega aastatuhandeid. Kui me vaatame, mis on energiaühistute projekti kõige sügavam sisu, selle projekti tuum, siis see on kogukondade teadlik koostöö ehk kogukonna teadlik koostöö. Teadlik tähendab siin seda, et see on ühise kokkulepitud eesmärgi nimel tehtav tegevus. Ja selline teadlik koostöö on tegelikult meie rahvale siin maa peal olnud omane, nagu ma juba ütlesin, tuhandeid aastaid. Seda tehti talgute vormis, kui oli vaja kogukondlikult lahendada ära ühe või teise talu või ühe või teise piirkonna mingi probleem või mingi töö, mis tuli teha ära kiiresti, lühikese aja jooksul ja kasutades ressursse, mis muidu kättesaadavad ühele talule kättesaadavad ei olnud. Täna ei ole meil kõigil oma põlde ega saaki, mida koristada, mida talgude korras vanasti tehti, küll aga oleme me kõik energiatarbijad. Ja seetõttu võiks öelda, et energiaühistute sarnane teadliku koostöö liikumine oleks tänases päevas üks selliseid parimaid näiteid, teadliku koostöö näiteid, mida ühiskonnas propageerida. Iga selline algatus, mida Arengufond nende 8 aasta jooksul teinud on, kaasa arvatud siis tänane teema ehk energiaühistud, saab teoks ainult läbi koostööpartnerite, kaasaaitajate, toetajate. Ja tahaksin omalt poolt kindlasti tänada siis kõiki neid, kes on selle projektiga kaasas olnud, kõiki selles programmis, kõiki neid 10 osalejaid, ka neid, kes plaanisid ja võib-olla osalevad järgmistes ettevõtmistes, kõiki ministeeriumeid, avaliku sektori esindajaid, kohalikke omavalitsusi, kes on kaasa löönud, kindlasti neid, kes on seda juba täna teinud, aga eriti veel neid, kes teevad seda tulevikus, isegi siis, kui nad seda täna veel ei tea. Aitäh teile!